Meil on keset põldu üks siuke valge kuradi toigas püsti pandud punase lipukesega. Nagu sa näed siit otsast. Siin on antenn, siit jookseb juhe. Jookseb siia karpi ja siit karbist omakorda läheb juhe kuskile sinna ja siis maa sisse. Ehk siis tegemist on niiskuse mõõtjaga. Ja kuna ta jääb täpselt nii lollt, et ta jääb minu ritta, et ma ei saa nii tööd teha. Ma pean ta korra maasest välja sikutama, siia lapiti panema. Siis ma saan üle ära sõita, siis pean traktorist välja tulema, uuesti seal toika püsti tagasi panema, et nad saaksid live datat jälgida, kui palju siin niiskust tasemed ja asjad on. Ja siis on tiim. Et viimane run täna ja siis lähme irrikat tegema. Samas ma ei tea, võib-olla ma peaks tagasi olema, sest tegelikult seal juba on põllu äär. Seega ei ole enam üldse palju jäänud, tahaks selle põlluga lõpuni saada. No nii, tundub, et läks hästi. Täitsa ellu jäi see asi. Et näe, kuradi. Siin on see junn maa sees. Mõõdab kottoni taime niiskust. Taimed päris suured juba või nii ju. Saab asja küll. Aga võtsin selle toika siit ära. Kartsin seda, et äkki ta sõidab sellest akukarbist üle, aga tundus, et ei sõitnud. Paneme ta siis siit tagasi, ma ei tea, kuidas ta siin oli. Äkki oli nii. No suures pildis vahet ei ole. Antenn püstidega ta see on. Et jah, kõrt jälle need väärtused kärbsed täiesti haiged loomad. Või no mitte loomad, putukad. Nii see iganes. Vägev värk, food, freshid. Vesi jookseb hästi. Mis seal ikka? Läheme, teeme selle runni lõpuni ja vaatame, mis edasi saab. Do you need help? No. Long time no see, pole mööda maanteed juba pidanud teise farmi traktoriga sõitnud päris pikka aega. Ma olin juba täitsa ära unustanud, mis tunne see on. Mõned korrad on mõnus sõita, aga siis kui see liiga tihedaks muutub, oi, suur sisalik oli autole jäänud. Et kui see liiga tihedaks muutub, siis on juba igav. Aga läheme siis teise farmi. Täpselt sama asja tegema, mida teises farmis tegime. Kottoni vagude kultiveerimine siis, kui ma sellest õigest aru sain. Ja enda traktoriga lähen, Taavi läks juba ees ära. Taavi viis enda spreederi juba sinna, nüüd ta tuli tagasi, võttis kultivaatori ja läks sellega sinna poole teele. Minul on oi, vastik kauk. Aga noh, kurat, need Austraalia teed. Ühesõnaga, minul on käru järel ja vean enda agregaati siis. Siuke tunniajane põks mööda maanteed. No ulme lihtsalt, kuidas see maantee paugutab. Täitsa julmikab. Aga selge, ma kuulan tümmi edasi. Me hakkame nüüd teises värmis kohe vaikselt alustama. Ja ülemust oli siia rekaga. Tõi siis Taavile seda päätist. Ja nüüd nad siis laevad seda seal traktori sinna. Mis asi selle nimi oli? Nüüd ma unustasin siis ära. Ühesõnaga see päätise puistur, mis iganes, täiesti haige, praegu läks nimi meelest ära, kogu aeg oli muidu meeles. Aga jah, laevad selle täis ära, õpetab Taavit, kuidas rekaga asju ajada. Ja mina lihtsalt tiksun ja passin siin, ootan, kuni nad valmis saavad. Sest et siis, kui Taavi ära paneb selle väetise, siis saan mina ka minna tegema. Aga see on täiesti üliväike põld, see on mingi 20 hektarit äkki. Kuradi
vaatan seda kattane taime siin praegu ja panin selle jura püsti tagasi ja on ju mingi normaalne ju see ju. Noh, siin tuleb kaks asja kohe meelde. Üks asi on muidugi see illegaalne taim. Selle moodi okide väga palju välja ei näe, aga Pahtra lehte meenutab Eive. Minu arust on küll veits selle vaibiga. Oi jah, mis seal ikka. Tegelikult ma lihtsalt üritan natuke aega sisustada, et ma kogu aeg traktoris istuma ei peaks. Aga tuleb välja, et ma ikkagi pean kogu aeg traktoris istuma, sellepärast et mul ei ole mitte midagi muud targemat teha. Ja kuna see põld on suht halb, selles mõttes, et see raputab väga palju, siis ma pidin kiirust alla võtma. Mis omakorda tähendab siis, et istega must. Pidin kiirust alla võtta. Oli häda, aga seda ei ole ilus teha põllud keskel ja traktori taga ja ees, keegi ei näe. Ära ole kade. Oi jah. Ühesõnaga, seal põllu taga täna on parem ringi pöörata, sellepärast, et meil ei ole rotopakki vaalusid seal, mis teistel põldudel on, aga see tähendab seda, et selle põllu korda tegemine on palju õudsam pärast. Taavi alati seletab siis, kui ma üritan rääkida ja see segab end kohati. Kellel on soovitada head telefonihoidjat traktorisse, midagi sükest, mida saaks siia panna selle külge või siis klaasi külge. Ops. Tegema pidin. Tööd pidin edasi tegema. See on ka hea plaan. Ja läheks algul äkki sellega, vaatame. Vist läheb, vaatame, kuidas seis on. Tundub, et seis on hea. No selge, mis seal ikka. Taavi tegi natuke nalja meil siin. Et tulin oma rannist, vaatasime, mis siin toimub. Ilus. No ütleme nii, et vahepeal tuleb sellist asja, et mitte midagi pole teha. Kaval pea üritab mööda jälge sõita, et ära kaotada või. No ma ei tea, noh. Nagu see tegelane on rõve. Mega suur. Ja siin enne liigutas ennast. See oli veel vastikam. Kõik see kuradi asi hakkas kõikumana. Õudsed tegelased. Kiire hommiku kohvi ja oleme jälle traktorist tagasi. Hommikul sai siis teises farmis jälle irrigation ära tehtud. Läks isegi suht kiiresti ja tänasega siis saab seal farmis kõik 4 põldu tehtud või noh, 4. viimane põld saab valmis niimoodi, et pool on tehtud, pool on jäänud. Mina olen hetkel siis Kuumanulla farmi esimese kottane põllu peal. Esimene. Millest mul on üle poole valmis. 25 hektarit on veel jäänud teha. Ja no remaining time on praegu 4 tundi 43 minutit. Ma arvan, et ma jõuan natuke kiiremini valmis selle. Ja jah, siis ma arvan, täna õhtul läheb see põld ka käima. Taavi juba läks mul selja taga olevale põllule ja paneb siis sinna väetist, et tõenäoliselt ma seda põldu seal täna kindlasti valmis ei jõua, aga no ma üritan sellest vähemalt pool tänasega ära teha. Siis on see teema, et siis saab homme selle põllu seal ka valmis, siis homme õhtul selle ka jooksma panna. No, mitu põldu samal ajal, siis lõpetame kiiremini ära selle irrigationi. Nüüd ei tea, kas need videod hakkavad tulema delay'ga või mitte. Et mul vahepeal polnud nagu materjali, siis oligi niimoodi, et põhimõtteliselt kui neljapäev kätte jõudis või siis reede, olenevalt, kuidas mul aeg oli. Siis ma võtsin kogu selle nädala jooksul kokku filmitud kraami kokku, panin selle ruttu 1 videoks ja postitasin ülesse. Siis see oli nagu suht süke ikkagi värske kraam, et just filmitud kohe üles, et ei olnud mingisugust ajalist delay'd. Aga nüüd võib-olla hakkab siis see tekkima, kus mul on natuke rohkem ette filmitud ja siis võib ka tekkida sisse mingisugune delay, et ma täna on 4, aga üles läheb see alles mingi
täna on kusjuures neljapäev, 4. Et täna see klipp kindlasti üles ei lähe. See on nüüd järgmine video juba, seega seda te näete järgmine nädal. Nojah, siuke pikk jutt, nagu ikka, tavakas, aga mis ma siin öelda oskan? Normaalne, tunde saab päris palju teha selle üle, ma olen suht õnnelik isegi, et täna on neljapäev on ju, eilse seisuga, eile oli kolmapäev, eile õhtuks oli mul 40 tundi natukene peale koos juba. No, täna veel juurde teha, siis täna õhtuks peaks olema mingi 53-54 tundi võib-olla. Ja siis muidugi reede, laupäev, pühapäev on ju, sest vabast päevi eksisteeri. Saaks järgmise nädala ka veel otsa paugutada, siis võiks mingi 160 tundi täitsa reaalne olla. 160 tundi selle palga juures, mis me teenime, on päris hea. Ja nüüd mul oli väike plaan, et kuna me otsustasime Martiniga hetkel selle Bali reisi osas ikkagi ümber, Bali on kõige, või mitte Bali, detsember on kõige hullem aeg, kui sinna minna, sellepärast, et siis on hinnad kallid, siis on rahvast sitaks, siis on vist kehvad ilmad ka, nagu ma olen aru saanud. Ja siis me mõtlesime, et okei, vahet ei ole, las ta jääb, et me läheme kunagi järgmine aasta, vaatame siis kas peale aasta vahetust millalgi või siis vahetult enne Eestisse tagasi minemist. Et ma ei tea, kui mul nüüd see viisa läbi saab, on ju. Ma muidugi taotan järgmise aasta viisa kohe otsa ära, aga ma tahan vahepeal kodus käia Eestisse, ega siis algul paneme siit Balile ja siis Balilt otse Eestisse näiteks, midagi sükest. Et näis ja ühtlasi üritan Martini ka siia farmi uuesti sebida, et ühe korra ma olen seda juba teinud, aga siis ta otsustas ümber, sest ta ei tulnudki. Aga seekord tal on jälle tööd vaja, sest ta arvas, et ikkagi, ta on nüüd siin üksi vähe treppinud ringi ja asju teinud ja olnud. Aga rahaliselt on kulud nii suured ja midagi peale ei tiksu, et oleks mõistlik tööle uuesti minna ja siis äkki on mingi variant, et saab siia tulla, et siis sõprade ringkonnas ikka vähe mõnusam ja parem, et mina siin ja Taavi siin, Taavit ta teab ka, et päris võõras ikkagi ei ole, et jah, vaatame, mis saab. No ega ma väga kurb ei ole, kui sa ei lõpeta. Ma ka mitte. Panin YouTube'i video ülesse. Inimesed kommenteerivad, et tahavad Taavit näha. Mis nad mind näha tahavad? Ma olevat sinust ja sinu tegemistest nii palju rääkinud, et nüüd nad tahavad, et sa filmiks ise näiteks oma tegemisi ka ja ma paneks selle videosse või ma pean sind näitama. Mul üks tegemine on siin, ma võin sealt uuesti selle tagasi sõita ja nagu täispikkuses selle ilusa joone filmida. Jaa, vaat see läks küll hea. Räägi, kuidas sa täpsemalt seda tegid ja miks ja? Ei ole nii äge, kui see algul oli, siit on suht palju ikkagi üle sõidetud nüüd juba. See oli hea, jah. Ei jah, tuleb jälle normaalne tiksumispäev, mis oli ikka. Tuleb küll. Ma jah, väga selles mõttes ei oota seda, et see 27 nüüd täna valmis saaks. Näte, kurat. Black Flamingo. Lallid linnad. Jooksis mulle täpselt kurvis auto, et ja sain pidama. Aga neid on kuskil siin veel. Ma olen suht palju neid näinud, aga ma ei saagi aru. Kes siin ma veel mõistan, et nad tulevad sealt kuskilt metsast või kust iganes sealt. Aga nad on vahepeal süükeste põldude peal ka, kus on nagu suur küsimärk, kus nad sinna saavad, sest ümberringi on veekanalid. Kas nad tõesti tulevad mööda autoteed nii pikalt, et sinna põlluni jõuda või jah, whatever. Aga Eestis mõtlesid, et oleks tore mingit kuradi jaanalindu vahepeal näha. See emu on suht sarnane ja nüüd ma näen neid iga päev väga-väga palju. Et suht samasugune nähtus nagu Eestis varblane võib-olla või vares või alakas või midagi sükest. Ja pehme kas, siin väike küljek ette ja läheb minna. Soeng on 10-10, ma tean ja ma isegi viitsin seda kord sättida sellepärast, et ma lihtsalt näitangi, kuidas see reaalne olukord siin praegu on.
õues on mingi 38 kraadi sooja, feels like pakun üle 40 julgelt, sellepärast et no lihtsalt võimatu on õue minna niimoodi, et sa ei tuleks sealt tagasi üleni läbi märjana ja üleni ära põlenuna. aga tegelikult on kell juba peaaegu pool 8 õhtul ja tegime siis irrigation'it jälle. Tegelikult oligi see, et ma olin veel põllu peal, mul oli mingi viimane 5 hektarit teha veel. Ja ma mõtlesin, ma saan selle ära lõpetada. Ja tegelikult see plaan oli ka algul, aga siis ikkagi öeldi, et ole kena, palun tule meiega irrigation'it tegema. Siis lendasin sinna, tegin käveirrika ära, selles mõttes üritasingi ennast võimalikult kiiresti liigutada. Kaevasin vao otsad lahti, näitasin ise veel paipe käima tõmmata, saitsin viimased vaod lahti kaevata. Okei, siin nibin-nabin jäi mingeid asju sättida. Ütles Lokki, ütles mulle, et ole kena, võtta traktor ja mine pane ruttu põllule tagasi, et tee see viimane 5 hektarit ära. Kuna kell on nii palju juba, siis me täna enam seda põldu käima ei jõua panna. Nii vaimselt kui ka füüsiliselt kõik oleme lihtsalt liiga väsinud ja varsti läheb pimedeks ka. Pluss, kui ma selle põllu ära lõpetan, siis peaks selle põllu otsa veel ära kultiveerima mingi paar korda, sellepärast et need kohad, kus ma ümber pöörasin, need tuleb ilusti uuesti siledaks, aga pehmeks teha. Selle jaoks, et kui rotopakk peale tuleb, et see muld oleks võimalikult tihke ja siuke pehme ja veenike, et need rotopakid tuleksid ilusad, kinnised ja ei oleks väga palju mingeid auke sees, et läbi ei pooleks. No, mis iganes. Aga jah, päris ulme. Praegu ma tunnen, kuidas mu särk on lihtsalt igale poole kinni kleepunud, selle läbi märg. Püksid jalas. No ma loll panin pikad püksid ka täna. Jalga kinni kleepunud. Traktori kliima on siuke tunne, et sellest pole enam vapse kasu ja mul on tunne, et vanematest traktorites puhub see kliima palju paremini, et sellel 8R370 on ülinõmedalt nagu, siin on need ventilatsioonijavad ainult siin rooli kõrval, ehk siis 3 ja 3 on ja 6 tikki, sealt 2 tikki puhub jalgadele, ülejäänud 4 tikki peaks siis sinu peale suunatud olema, ja siis mul on nagu mõlemal pool on 2 siukest. Ja siis seljatoe taga on üks ikka pisike ribi. Ja see on kõik. Ja mul on hetkel nagu absoluutne maksimum. Mul on low'is ja mul on puur põhjas. Ja ma tunnen, et sellest ei piisa. Liiga vähe. Ma ei tea. Samas lähed selle vanema traktori peale, millega ma siin kunagi olen ka tööd teinud ja videotes näidanud ja kõike muud. See vist, kui ma ei eksi, on see 8370R. Sellel on laes need õuavad ja see nagu puhub räigelt paremini. Et siin on 2 varianti, kas siis on kliima tühjaks saamas või siis äkki ma tulin õuest ja mul on rõõst nii palav, et ma algul ei tunne seda ja homme olen täiesti haige. No, elame-näeme, on ju. Aga ei, mis seal ikka normaalne tund on jälle täna sitaks tulnud. Selles mõttes palk peaks seekord tulema nagu väga vinge vaadates töötunde, aga no emotsionaalselt, vaimselt, füüsiliselt, igatepidi nii väsinud. Tahaks vaba päeva saada, arutasin enne Taaviga ka, et kuidas teha, kas küsime ülemuse käest, mis saab, tahaks puhata, et no jõulude aastavahetus on nii vaba, seda mis me teeme selle vaba ajaga veel täpselt ei tea. Et ma ei tea, kas ma juba mainisin seda või mitte, aga palireis jääb hetkel ära. Tuleb kunagi hiljem järgmine aasta. Vot. Aga viimased 4,1 hektarit minna ja siis saab koju olema. Naudid, jah? Ei naudi. Lemmik. Ühesõnaga, vesi ja labidas hoovi, Eestis muidugi kaevata on vaja, siis kirjutage meile. Meie moto on, et maga sisse ja ära mine tööle. Kõik kaeva ära. Elu kõige rõvedam töö Austraalias üldse. Kuna siin kuradi ilm hakkab vaikselt ära kiskuma ja lubab väikest vihma, siis ma mõtlesin, ma lähen toon oma auto vahepeal lähemale natuke. Väike külmjook, ei ole sponsorid. Tegelikult ma ei öelnud Pepsit, aga mul lihtsalt on kõigist teistest asjadest kopp ees. Aga siuke lugu, et jah, lähme jalutame toome auto ära. Ma ei jaksa lihtsalt traktoris kogu aeg istuda.
Me peame veel enne irrigationi jõudma ära teha, kui päris sadu pihta hakkab. Pean mõtlema, kus mu traktori parking, kui siin nüüd normaalselt vihma teeb, siis ma äkki pargin tee peale hoopis. Siis ei ole ohtu, et ta siia ära upub. Aga vot, nüüd on see teema ka, et kuna nii palav on jälle ja pikka aega on kuiv olnud, siis siin on madusid väga-väga räigelt. Et iga samm, mis sa teed, pead ikkagi ette vaatama, kuhu sa astud. Enne tulin lõunalt tagasi, parksin auto sinna. 2 sammu, põmm, madu keset teed. Õnneks nägin kaugelt juba, hüppasin autosse tagasi ja üritasin raiska alla jääda, aga nad on nii kiired, et ega ei saanud pihta. Praegu jäingi vaatama, kus me neid panen järgmistega, õnneks ei olnud. Et sikke see elu siin on. Midagi väga palju huvitavamat vahepeal toimunud pole. Muide näiteks räägiks, äikese tormi lubab ööseks. Äkki tuleb, äkki viib jälle katused lendu, siis on contenti. Vaata, kus ma olen kannakatega teinud, kurat. Side breaks on tore asi. Aga siin on jah, tuled siit on ju, siis pöörad, tuled sealt küljeviduriga hoiad kinni, et järgmised 3 rida skippida ja järgmisse minna. Ulme kui palab, täna on mingi 42 kraadikki või? Võtab ikka higistama. Ja kohale see torm jõudiski, ei läinudki väga kaua aega. Sain võib-olla mingi 2 ranni veel teha. Ja juba raadio saates Lokki ütles Taavile, et lähme viime rekka ära igaks juhuks, sest see on fertilizerit täis. Ja spreeder samamoodi, et rottu seedi jälle enne vihma. Vaatasin vihmaradarit ka. Tundub, et täna peaks päris räige torm tulema. Et korralikult välgutab küll juba eespool. Nüüd tulin põllult maha. Parksin ennast siia tee peale igaks juhuks. Ma ei hakanud sinna alla panema, sest et ma näitasin ka, et võib-olla korralik viht tuleb, sest seal on pärast nii pehme, et vähe sitt. Ja nüüd lasen traktoril natuke jahtuda, enne kui ma ta välja suretan. Samal ajal vaatan, kuidas torm kasvab. Tuul tõuseb. Seal tagapool vist sajab päris korralikult. Siinpool veel nii hull ei ole, aga meil kodus tongades siis pole voolu. Siin farmis pole ka voolu ja terve Warren pidi pime olema. Nii et isegi pubisse ei saa sööma minna. Ma ei teagi, siis mul paar batooni on veel ka ülmakotisega. Saab päris lõbus olema. Samas, kurat, meil on ju gaasipliit, siis on jumal pohhui. Söödud saab, pole probleemi. Aga näis, ootame siis selle tormi lõpuks ära. Kas seekord tuleb huvitav sama kõva äikese torm kui ükskord oli? Seda ma video peale ei saanud, aga siis kui Taavi siia farmi jõudis, siis suht kohe peale seda oli esimene räme äikese torm siin, siis me käisime öösel vaatamas. Nagu ma lihtsalt istusin oma toas, tundsin, kuradi terve tonga väriseb. Siis läksin terrassi peale vaatama, siis tuli Taavi ka, siis ma tegin samal ajal sõbraga Eestist videokõne. Siis see oli ikka massive, pole nii räiget nagu äikese tormi Eestis näinudki. Aga. No näeme, ootame. Selles mõttes läheb sellega nagu ägedaks, et kell on 4:30, me kell 5 peaksime tegema water change'i ja uut põldu alustama. Kui nüüd torm peale tuleb, siis ma ei tea, mis siis sellest saab. Ja kui siin nüüd korralikult vihma teeb, siis on järgmine küsimus, kuidas me vist niimoodi koju saame, et see auto tee peal kogu aeg risti pole, sest need teed siin ei ole ju nagu muld nii nagu Eestis, vaid neil on ju pool savi, ehk siis see pinnas läheb nagu nii libedaks, nagu kiilas jää peal sõidaks. Et siis sa väga otse küll ei püsi selle autoga, see tatti ja puri ja sitt hakkab nii räiget viskama. Kas esikaameraga saab zoomida ka või? Ei saa, kurat. Ma ei tea, miks ma sihukese asja peale üldse tulin. Mõtlesin, ma näitan teile, kui puhas mu auto praegu on. Ma eile pesin seda. Vaadake seda pillina. Ilus tere pestud, kõik ilus kena. Aga kui nüüd tormin tuleb või teeb, siis enam ei ole nii kena. Tuul on küll rets. Kõigutab täiega traktorit. Siit pole ilmselt aru saada, aga tegelikult kuradi kott on normaalselt lehvib seal tuule käes. Siit natuke on näha. Ja see küljepeegel tahab ka lendu minna varsti. Jälle ei paista. Seal taga kõik see, mis tundub, et nagu põleks
Tere küll, need klaasid on nii sitast, ühesõnaga vahet ei ole. Seal taga on reits tolm, sellepärast et kõik see pask tuleb üles tuulega. Ja mis seal ikka? Joon oma Pepsi koola lõpuni, kraban oma coolerbagi, viskan oma sitased saapad jalga, tõmban põranda veel korra üle. Harjaga võtan siit oma mandi ka ja siis lähme autosse vaatama, tripime veits ringi, võib-olla seal pole huvitavam. Parim lahendus üldse, kui kell on peaaegu 10 ja sul töötavad kõik asjad gaasi pealt ja siis see gaas saab öösel otsa. Täpselt siis, kui sa süüa teed, näiteks idekas. Aga no joppas sellega, et Jedi all oli mingisugune balloon ja me ei tea, kelle balloon see on ja kas me võisime seda võtta, aga kuradi makaronid on praegu tähtsamad seega täiesti pohhui. Kuradi engineering, noh. Nüüd on teine variant on see, et me lihtsalt laseme kõik täna vastu taevast. Ja siin on juba keegi tubli poiss asendanud ühe ballooni väga õigega. Fun fact on see, et ma just eile tegelikult pesin autot või üleeile tähendab. Väga kasu pole. Aga vihma sajab, kõik on ülipehme. Meil oli water toweriga väike probleem, seal oli vett liiga palju ja saaks üle ajama, seega seal oli normaalne uputus. Nüüd võetakse kraana, et siit üks gate lahti teha, sellepärast et see ei avane ja irrigationi põllu tagumine ots ujub normaalselt, nii et meil on probleeme siin. Üritame trakki viia vihma eest ära Jedi alla, aga no see asi sõidab reaalselt külg ees ees. See on nii raske. Paks ka teise käigu sisse. Ja no, tee on normaalselt kukt. Siit ta lendab igalt poolt täiega. Äge. Vihmased päevad on toredad, mis ma muud öelda oskan. Saab vähemalt koju puhkama minna vahepeal. No nii, tutvustan siis tänast missiooni. Kell on meil 8:30 õhtul. Ja nagu sa näed, olen mina ikka veel põllu peal. Teen siin kottoni põldu, mis on ühtlasi ka viimane põld. Ja mul on jäänud siuke umbes 15 hektarit ja 2,5 tundi. Nüüd vaikselt põksun, teen selle põllu lõpuni, sest et ülemus ütles, et tänasega peab kõik saama valmis. Kuna siin vist kas just homme, aga ülehomsest lubab päris korralikku vihma ja päris mitu päeva, nii et siis enam ei saa mitte midagi teha. Ja meil on vaja kõik need põllud saada enne normaalselt jooksma, et homme hommikul alustame ühte suurt põldu ja homme õhtul siis paneme selle ka siin jooksma. Et näis, kuidas sellega siis minema hakkab. Homne tööpäev siis on siuke, et kella 6 peame uuesti siin olema. Ja peale water change'i siis saame vabaks ja saame linna minna, Tabosse, endale vajalikke asju osta, süüa ja mida kõike veel. Aga noh, selles mõttes päev nagu natuke rikutakse meil ära, et okei, hommiku vara peame ärkama, tuleme siia, teeme water change ära, siis lastakse meid poodi ja linna ja siis kell 4 õhtul peame juba tagasi olema. See ei anna meile tegelikult väga mingit võimalust kuskil käia ja midagi teha. Aga noh, loodame, et siis viimastel päevadel on variant käia ja olla. Tegelikult viimasel ajal on nii tihe graafik olnud, et tahaks mingit puhkust küll. Ja mis eriti nõme on see, et kui ma täna töötan, siis jämedalt siin, mis siis on? No ütleme 11-ni. Siis mul läheb natuke aega siin, et traktori ära koristada, mootor maha jahutada, oma asjad autosse panna. Siis ma sõidan siit mingi 20 mintse koju, siis ma lähen duši alla, siis ma tahan süüa. Ühesõnaga ma jõuan päris hilja magama ja ma pean kell 6 hommikul juba siin olema. Tähendab, et ma pean mingi 5 ärkama ja ma ei saa mitte sittagi magada. Kui nüüd ülemus järsku ei otsusta ringi, ei saada mulle mingit SMS, et jõu ära sina hommikul tule või tule natuke hiljem või mis iganes. Aga noh, mis seal ikka, elu on siuke. Vaatame, mõned tunnid on veel ees. Sai ka lõpuks tööpäev läbi. Kell on 11 õhtul või noh, öösel või õhtul, mina ei tea. Midagi sükest. Panen auto käima, lasen traktoril mõne minuti siin jahtada, sest et
see on nüüd jutti paugutanud eelmise põllu pluss siis selle põllu kõik. Ja korra seisis, valetan, korra seisis, siis kui water change'i tegime. Põhimõtteliselt terve päev on pill töös olnud. Ainult ühe pausiga siis. Et laseme tal natukene jahtada ja siis võtan oma cooler bag'i ja siis kolime autosse ja mis seal ikka, et pool tunnikest veel koju sõita ja siis saab lõpuks magama äkki. Või noh, kohe ei saa, pessa tahaks minna ja tegelikult tahaks midagi süüa ka veel.